juba öeldud, ma olen Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi doktorant ja mul on siis selline austusväärne võimalus antud konverentsi teaduslikku osa oma ettekandega lõpetada. Ja selleks ma siis üritangi järgmise veerand tunni jooksul anda teile lühikese ülevaate oma pisut rohkem kui viimase poole aasta jooksul tehtud teadustöös, mis siis päädis uue meetodi väljatöötamisega 1,4-dihüdroküridiinide asümmeetrilise sünteesi. Esmalt annan ma teile lühikese ülevaate, milliste ühenditega on tegu, milleks neid üldse sünteesida ja millised on nende võimalikud rakendused ja kus sellist tüüpi ühendeid on juba kasutatud. Ja seejärel siis liigume edasi oma töö põhitulemusteni. Niisiis, 1,4-dihüdroküridiin on bioloogiliselt aktiivsed heterotsüklid, mis on tuntud siis nii sümmeetrilistena kui ka asümmeetrilistena. Sümmeetriliste 1,4-dihüdroküridiinide süntees on juba väga vana protsess, üle sajandi, aga sageli on just asümmeetrilised dihüdroküridiinid bioloogiliselt aktiivsemad ja nende sünteesiks, eelkõige just asümmeetrilised sünteesiks, on seni kasutatud peamiselt kas kemoensümaatilisi meetodeid või siis kasutatakse kiraalset mõjureid ekvivalentses koguses. Ja katalüütilisi protsesside kohta on vaid üksikuid näiteid ja kuna ma täna neid ei käsitle, siis ma lihtsalt lühidalt ütlen, et kõigi nende puhul on teatud limitatsioonid ja seega on täiesti olemas vajadus üldise meetodi järele. Aga milleks siis neid ikkagi sünteesida? Esiteks on nad potentsiaalsed hüdriidiooni allikad taandamisreaktsioonides. Näiteks on kirjanduses näidatud, et neid on võimalik kasutada ka in situ beta-ketoestrite asümmeetrilisel taandamisel siis kiraalsuse allikana. Aga eelkõige on nad siiski tuntud oma bioloogilise aktiivsuse poolest, kuna neile omistatakse siis kaltsiumkanaalide blokkeri võimet, mis siis tõttu nad on laialdaselt kasutuses veresoonkonna haiguste ravis ja ühe tuntuma näitena võib siis tuua näiteks nifedipiini, mis on küll sümmeetriline 1,4-dihüdroküridiin, aga ühe näitena ma olen siin toonud välja ka enantiomeride paari asümmeetrilistest dihüdroküridiinidest, millel siis võib näha, on täiesti vastandlik aktiivsus. Sageli küll on enantiomeride aktiivsus lihtsalt märkimisväärselt erinevad, näiteks kirjanduses on toodud näiteid, kus nende aktiivsused võivad erineda kuni 1000 korda. Ja samuti on neid erinevatele 1,4-dihüdroküridiinidele leitud vähi, diabeedi, HIV ja palju teiste haiguste vastast toimet. Meie lähenemine siis nende asümmeetriliseks sünteesiks, kohe alguses seadsime me eesmärgiks teha seda organokatalüütiliselt ja kuna meil on laialdased kogemused just aminokatalüütiga ja antud reaktsiooni üheks lähteaineks on alfa-beeta-küllastumata aldehüüd, mida on võimalik aktiveerida immiiniokatalüütil, siis otsustatigi valida katalüsaatoriteks slaidil toodud 7 sekundaarset kiraalset amiini ja mudelreaktsiooniks, mille varal valida välja siis sobiv katalüsaator ja optimeerida reaktsiooni tingimused, valitigi siis kaneelaldehüüdi ja kujutatud N-isopropüül-N-aminooni vaheline kaskaadreaktsioon. Nüüd kohe alguses selgus, et Macmillani katalüsaatoritena tuntud sekundaarsed amiinid ei sobi antud reaktsiooni katalüüsima, produkt tekkis kas madala enantioselektiivsusega või üldsegi mitte, samuti osutus mittesobivaks katalüsaatoriks katalüsaator 3, küll aga saadi esimene huvipakkuv tulemus katalüsaatori 4 korral, küll tõsi pika reaktsiooni ajaga, madala saagise ja tagasihoidliku enantioselektiivsusega. Mida õnnestus aga
selektiivsuse mõttes veelgi. Tugevamate hapete kasutamine, nagu trifluoräädikas ja asendatud bensoehappe derivaadid, ei andnud oodatud tulemust, küll aga saadi kõige paremad tulemused katalüsaatori hiidkorral, kus siis fenüülide asemel on 3,5 trifluorometüül asendatud steriliselt mahukamad rühmad, ja antud tingimustel mindi siis edasi selgitamaks välja antud reaktsiooni substraatsõltuvust. Esmalt otsustati uurida siis alfa-beta külastamata aldeksidi mõju, jättes siis esialgu enaminooni samaks. Kõikide pruugitud aromaatsete aldeksidide korral saavutati pea samaväärsed emantioselektiivsused, mis olid ühtlaselt kõrged ja ka saagised olid head, mis näitab, et antud meetodi puhul ei mänginud aromaatse tuuma elektrontonoorsete või akseptoorsete asendused suurt rolli. Ja kvalifaatsete substraatide korral saavutati veelgi paremat enantioselektiivsused kuni 96%, samuti heade saagistega. Näitamaks aga meetodi üldisust, oli järgnevalt vaja varieerida reaktsiooni teist lähteühendit, milleks siis oli enaminoon. Selleks siis sünteesiti terve rida enaminoone lähtuvalt valeroilfluoriidist, mis reaktsiooni vastatüleeniga annab vastava beta-kloro vinüülketooni ja asendusreaktsiooni tulemusena vastavad enaminoonid. Samuti valmistati ka üks tsükliline enaminoon kondensatsioonireaktsiooni tulemusena ja kaks erinevat beta-enaminoestrit. Ning antud substraate rakendati siis reaktsioonil kas siis kaneelaldehüüdiga või paranitrokaneelaldehüüdiga